Uusaja alguses, umbes 500 aastat tagasi, läks eurooplastel õnneks suured osad maailmast enda võimu alla vallutada ning teha neist enda koloonia. Selleks, et sealt rikkusi saada, viisid nad sinna tohututes kogustes orjatööjõudu Aafrikast. See oli väga ebaõiglane korraldus ega sobinud ka tegelikult Euroopa toonaste kristlike väärtustega. Kuidas nad siis seda enda jaoks õigustasid? Vaikselt hakkasidki levima sellised mõtted, et äkki me ei olegi tegelikult pahad, vaid meie, valged eurooplased, oleme lihtsalt paremad kui teised inimesed. Või et ega need orjad ei olegi mingid inimesed, nad on mingid alamad olevused. Ja kuna eurooplaste ja aafriklastest orjade vahel oli selge visuaalne erinevus, nahavärv, siis selle põhjal öeldi, et nad on teisest rassist. Et inimkond jaguneb nahavärvi järgi rassideks ja kõige parem rass on valge rass, kes peabki teiste üle valitsema. Niimoodi kujunes rassistlik ideoloogia, mida püüti isegi teaduslikuks teha. Näiteks mõõdeti erinevate rasside esindajate kolju suurust, et teada saada, kellel on suuremad ajud. Ning üritati tõestada, et rasside vahel on võitlus, millest tugevam jääb ellu, nagu ütles Charles Darwini evolutsiooniteooria liikide kujunemise kohta looduses. Tänapäeval on rassi mõistest teadusest loobutud, sest geeniuuringud on näidanud, et rassil pole tegelikult bioloogilist alust. Ehk siis rassid on lihtsalt väljamõeldis. Vaata täispikka videot YouTube'ist.